kitsas ja käänuline rada, et kuidas siin sõita tuli, et siin kiire olla? No peamiselt tegelikult ei tohtinud nii-öelda üle mõelda, üle pingutada, et kõige tähtsamad niisugustel nikerdamisradadel on need pidurduskohad. Et pidurdad hilja ja väljumine on hästi tähtis ja ega otseselt midagi väga rasket ei olegi. Keeruline on sõita crosskardiga, sest asfaldil sellist väga järskude kurvidega rada, kus taga jäid sild päris rasketest keerab. Tegelikult see on suhteliselt palju seades kinni, et võib täitsa olla nii, mõnel mehel siin üldse ei pööranud ja mõnel pööras palju, et mõtlen, kui hea seades on nii-öelda ja saad auto paika, et tegelikult ei ole hullu midagi. Aga et crosskardi sprint, et palju sul varasemat kogemust crosskardiga üldse on? Täpselt siin samas. Ma nüüd aastat ei mäleta, aga kui oli Oti rallipäev, siis sai siin samas sõidetud. Kuidas tänane päev on läinud, kuidas rütmi paika said? Algusest üllatavalt okeilt, et äkki kõik esimesed 3 vooru olime teise ajaga Lukase järel ja nüüd 4. voor suri väljakart keset kurvi, et sinna nüüd kaotasin täpselt ei tea, aga nüüd läks palju aega. Kui ralliauto peab crosskardile tulla, mis nagu kõige keerulisem on? Eks ta on olemuselt hoopis teistsugune, et väga kerge, väga kõva minekuga. Et mulle meeldib väga äkiline pill, et kindlasti kõige kiirem auto, millega ma sõitnud olen. Langeprooniga oli väga tihe võidusõit lõpuni välja, et mis sa arvad, millega sul see õnnestus ära võita? Ei, täna oli hea, tihe võit, ma arvan, eks tuli siin peab olema, iga katse peab ikkagi loeb ja hoidma seda kiirust, et nagu püsida konkurentsist nii endaga kui ka üldarvestuses vaadata, võrrelda teistega aegasi, et siin viimane ring õnnestus väga hästi, siin vahepeal katsetel olin piduritega lihtsalt pahuks, siis natukene ei tahtnud väga nii võtta, et said natuke liiga palju kuuma siin päeva alguse poole peal. Muud ei olnud midagi nagu. Kui tegid tutvumisringi ära, et mis mulje rajast jäi ja mis plaani paika panid? Tead, alguses oli nihuke tunne, et tänane päev võib tulla väga erinev kui sellest, mis nüüd ta lõpuks siin välja tuli. Rada oli midagi, mida ma varem ei ole sõitnud, ehk siis nagu mina kirjeldasin seda, siis ussimäng, iga nurk oli pea 90 kraadi ja kuigi nüüd vaadates seda, siis mulle väga meeldis tänane sõit, et see oli midagi erilist. Kõrvaltvaatajale tundus see lauluväljaku rada päris keeruline ära õppida, kuidas sul läks sellega? Rada otseselt keeruline ei olnud, sest see oli nagu nooreroolis rada, siuke kitsas nikerdamine, betoon palakate vahel ja suht kerge oli meelde jätta. Kuidas rütmi kätte said esimestes voorudes? Esimestes voorudes oli rütm natuke konarlik, et kiirus muutus katse peal päris palju. Algus oli aeglane, lõpp oli kiire, teistpidi oli vastupidi, et algus oli kiire ja lõpp oli aeglane. Ja ma ei tea, tegin oma sõitu. Kuidas tuli sõita siin nagu seda rada, et siin nagu hea aeg saada? Mis te taktika oli? No sõit pidi olema rahulik ja siuke sujuv, et kui üle rapsid, siis tõenäoliselt aega ei tule. Kui rajaga ära tutvusid, et mis mulje sul jäi ja millise plaani tegite? Algus oli siuke, et tundus natuke siuke liiga palju nikerdamist, aga nagu kui paar korda sai juba läbi sõita, siis hoog läks aina suuremaks ja kiiremaks. Kas oli nagu neid aeglasi ja nurkasid nagu keeruline sõita ka crosskardiga? Mõnes kohas, kus oli tulnud natuke kruusa peale, siis sealt oli natuke raskem. Kuidas sa enda kiirusega rahule jäid kokku võttes? Ma arvan väga hästi. Yeah.